Hei, hei! Tere tulemast taas kord kohvipausile. Mul on väga hea meel olla siin esmaspäeviti teie ees ja jagada oma mõtteid erinevatel teemadel. Ja sel reedel on juba virtuaalassistentide päev ning pane ennast kirja inspiratsioonipäevale, tule kuula põnevaid esinejaid ja saa äkki ägedaid mõtteid. Aga tänane teema on selline, et kui sa tahad, et sinul läheks paremini, pead sa midagi teisiti tegema. Ma ka ise ja ma näen ka teiste hulgas seda, et kuidas võib-olla ollakse rahulolematud millegagi, tahetakse teistsugust elu, teistsugust sissetulekut, rohkem vabadust, paindlikkust isegi ja võib-olla ka isegi rohkem ise otsustada oma elu üle. Aga kõik päevad on täpselt sarnased, mitte ühtegi muutust. Sama päevakava, sa lähed samad teed pidi tööle, kõik on justkui kellaajaliselt paigas, isegi mõtted on reeglina samad, sest et päev on ju justkui ühetaoline. Ja siis ma küsingi, kust kohast see muutus peaks tulema? Kui järjepidevalt teha ühte ja sama asja, siis ei saa ju muutust tulla. Ja ega see muutus ei pea olema nüüd suur ja drastiline. Et sa tuled justkui töölt ära või et pead kolima teise linna. Tegelikult mitte. Tihti need muutused algavad ühest otsusest. Mina olen näinud seda, et kui sa teed ära otsuse, siis hakkavad asjad juhtuma. Sest isegi kui sa teed otsuse, et sa justkui nagu midagi ei tee või ehk see otsus on see ei, siis vabastad sa sellega ikkagi oluliselt rohkem oma ajuressurssi ja sa oled ikkagi otsuse ära teinud, sa saad edasi liikuda. Vahel piisab sellest, kui sa esitad endale ühe küsimuse ja teed midagi, mida sa võib-olla varem pole teinud. Mina vahepeal, kui palgatööl veel käisin, teadlikult läksin tööle teist teed pidi. Sest muidu on kuidagi juba lihas mällu, et sa lähed ühte suunda pidi, sa isegi ei mõtle enam, kui sa lähed ja teed mingeid asju, sest sa teed iga päev neid. Sul ei tule isegi teistsuguseid mõtteid, aga kui sa lähed kas või teist teed pidi või kui sa istud koosolekul teises kohas, kus sa tavaliselt oled istunud, siis usu mind, see energia tegelikult muutub ja sa võib-olla hakkad nägema asju teises perspektiivis. Sest meil on tõesti väga lihtne jääda ootama. Nii, millal nüüd see elu läheb paremaks? Äkki tuleb see hea võimalus. Äkki mulle tõstetakse ikkagi töö juures palka. Ja võib-olla mingit ime läbi tekib mulle ka aega juurde. Ja võib-olla tuleb kunagi see hea hetk, et nüüd ma hakkan tegutsema. Aga tegelikkuses, senikaua kuni sina ootad, mitte midagi ei juhtu. Ei saa hakata midagi muutuma, kui sa ei tee mingeid asju teistmoodi. Võtame näiteks, kui sa tahad lisaraha, aga sa ei ole valmis õppima võib-olla uut oskust. Sa ei katseta ühtegi uut võimalust. Sa oled lihtsalt ühes graafikus, ühes süsteemis ja sul võib-olla ongi siis keeruline aru saada, et kuule, et teised võimalused on ka olemas, et ma pean ikkagi ise panustama. Aga tegelikult neid võimalusi on väga palju. Kui sa tahad, et sinu elu oleks teistsugune, aga ometi su päevad näevad samasugused välja, siis ma usun, et aasta pärast oled sa täpselt samas kohas. Mitte midagi sul ei ole muutunud. Ja me tihti jäämegi sinna kinni, sest jube mugav on olla. Jube hea on mõelda, et ma praegu veel ei tee, sest mul on tööl kiire, lapsed on väikesed, kodus on veel üht-teist vaja teha. Ja eriti käib see kaasas, et ma ei ole üldse valmis. Ma praegu veel ei saa, ma pean võib-olla, isegi kui ma õpin, siis ma pean veel rohkem õppima.
ja see probleemi koht tegelikult ongi see, et kui sul on see mitte praegu kestev kuust kuusse, aastast aastasse, siis mina ütlen, et see ei ole enam ettevalmistamine. Sa lihtsalt oled jäänud paigale. Ei saa aastast aastasse ainult ette valmistada. Ehk siis võib-olla tasub endalt küsida, et miks mul ei lähe paremini, vaid küsi selle asemel hoopis, et mida ma saaks teha teistmoodi, et mul võiks paremini minna. Ehk siis sa hakkad nagu mõtlema, et mis on need tegevused, mida ma saan teha. Ja sa ei oota seda, et keegi teine tuleb ja pakub sulle võimalusi või et olukord muutub sobivaks, vaid sa küsidki iseendalt, mida mina saan täna ära teha, et toimuksid muutused. Sest ma ütlengi, et see inimene, kes küsib või ütleb endale kogu aeg, et mul ei ole aega, mul ei ole seda võimalust, ma isegi ei tea, mul ei ole oskuseid, teadmisi, siis see inimene ootab. Aga see inimene, kes tahab hakata liikuma, tema küsib hoopis endalt, et kuidas ma saan alustada, mida ma saan õppida või mis oleks see esimene väike samm, mida ma saan ära teha, et hakata liikuma. Et kuidas ma saan just natukenegi enda olukorda muuta. Ja siin on hästi suur mõtteviisi vahe. Üks jääb paigale, teine hakkab liikuma. Ja paljud ei julgegi alustada sellepärast, et nad arvavad, et see muutus peab olema kohe väga suur. Et kui ma tahan paremat elu, siis ma pean töölt ära tulema. Ma pean ettevõtte looma, sest räägitakse ju, et ettevõtjana on justkui taevas piiriks või et ma pean oluliselt rohkem raha investeerima. Ja paljusid hirmutab ka see, et ma pean võib-olla kogu oma elu ümber korraldama. Tegelikult aga piisab ju ainult väikestest asjadest. Näiteks võtad pool tundi, iga päev õpid midagi uut. Teed võib-olla ühe koolituse, osaled ühel koolitusel, mis võiks aidata sul aru saada, mis on see sinu suund. Kas või üks õhtu nädalas, millal sa tegeled enesearenguga. Ja kui sul on mingi selline mõte, et sa tahaksid nähtavale tulla, siis kas või üks postitus, üks esimene kiri, üks esimene vestlus kellegagi. Ja sellest juba tegelikult piisab. Sa ei pea kogu oma elu ümber korraldama. Aga sa ei saa ka jääda ootama seda, et ilma sinu osaluseta midagi muutub. Ma näen, et hästi paljud inimesed mõtlevad lisasissetulekule. Ja tihti tegelikult võib-olla selles võtmes, et rohkem kulutada. Või et mitte rohkem kulutada, aga see, kui sa ka rohkem kulutad, siis tegelikult see ei ole lihtsalt sissetuleku loomine. Lisasissetulekut, kui sa lood, siis pigem oma kulutusharjumusi mitte muuta. Sissetuleku loomise üks mõtetest on ka see, et sul oleks oluliselt kindlam olla. Et kui sul tekib mingi pingeline olukord, siis sa ei pea muretsema selle pärast, sest sul on olemas väike varu. Sa saad vajadusel isegi ju kasutada seda varu õppimiseks. Et see on nagu üks põhjus, need on need põhjused, miks lisasissetulekut tihti luuakse. Aga hästi oluline on see, nagu ma ütlesin ka, et kui sa lood lisasissetulekut, siis ära kohe suurenda oma kulusid, sest siis sa oled ikkagi uuesti nullringis. Ja ainult sellest, et ma tahan lisasissetulekut, siis sul tegelikult seda ju ei teki seda võimalust. See tekib siis, kui sul on olemas mingi oskus või sul on lahendus, mille eest keegi teine on valmis maksma. Ehk et lisaks küsimusele, et kuidas ma saaksin rohkem teenida, tasuks võib-olla küsida seda, et mida ma võiksin õppida, et mul oleks oluliselt rohkem võimalusi. Sest läbi selle on sul lihtsam hakata ka midagi pakkuma. Ma saan aru, et on olemas täna erinevaid lisatöövõimalusi. Sa lähed kuskil puhkepäevadel koristama, lähed suvevaheaegadel klienditeenindajaks, mis iganes. Need on täiesti okei valikud.
aga kui sinu mõte on luua lisasissetulekut sellist, kus sa ei pea nagu füüsiliselt kohal olema, siis tasub kindlasti panustada sellesse, et sa õpid juurde uusi oskuseid. Et ära jää kinni sellesse, et mida sa siiani teinud oled. Ja kui sa lood ka lisasissetuleku, siis see annab sulle selle vabaduse, et sa ei pea mõtlema selle peale, et mul on ainult üks töökoht, kus mul sissetulek tuleb. Sa saad luua erinevaid võimalusi. Näiteks virtuaalne assisteerimine on üks sellistest võimalustest, kus sa saad päriselt luua endale kõrvale teise sissetuleku. Ja see on paindlik, asukohavaba. Ja see ei tähenda, et sa pead hakkama kohe ettevõtjaks või palgatöölt ära tulema. Ei pea. Me oleme ka sellest varem rääkinud, see on väga hea võimalus lisatulu teenida lisatööna. Ja kui sul on juba olemas mingisugused oskused, näiteks oled hea suhtleja, sulle meeldib infot otsida, sulle meeldib kirjadele vastata, mis iganes, siis sinule võivadki need tunduda justkui tavalised asjad, aga kindlasti on ettevõtjad, kes vajavad sellega abi. Ehk et mõtle selle peale, mida saad sina täna ära teha, et sinu elu hakkaks muutuma. Et sa saaksid teha seda, mida sa päriselt tahad. Ja kui me siin virtuaalsest assisteerimisest juba rääkisime, siis järgmisel nädalal me alustame uue baaskursusega. Meil on üle poolte kohtade juba välja müüdud. Kes tahab, siis saab veel liituda, sest tegemist on ikkagi päriselt praktilise kursusega, et me erinemegi teistest koolitustest selle võrra, et me teeme päriselt praktilised asjad. Te saate tagasisidet oma kodutöödele, kes võtavad siis mentoriga programmid, sest on võimalik võtta ka iseseisva läbimisega pakett. Aga täpselt see ongi see, et õpi uusi asju, mine teist kaudu tööle, vaata, milliseid inimesi kohtad, tee midagi teistmoodi ja tee ise see otsus, sest mitte keegi teine ei tule sinu eest seda otsust ära tegema. Ja kui sa seda otsust teha ei julge, siis vaata, kus sa aasta pärast oled. Ja polegi midagi, lähed peegli ette ja vaatad, ütled, okei, ma ei teinud seda otsust ja mul ei olegi midagi viriseda. Ma olengi täpselt siin, kus ma olen oma tegevuse tõttu. Mõnusat esmaspäeva, selline sügav mõte siia tänasesse esmaspäeva, aga ma loodan, et see aitab teid edasi. Tšau!